Tere, head vaatajad ja kuulajad! Mul on äärmiselt hea meel, et olete avastanud YouTube'i kanali Ettearvamatu minevik. See on ajalooteemaline kanal. Saade, mida te hetkel vaatate, on esimene osa uuest saatesarjast lühidalt Ameerika Ühendriikidest. Selle uue saatesarja eesmärgiks on anda kerge põhikooli lõpu või gümnaasiumi tasemel ülevaade Ameerika Ühendriikidest. Selleks, et rääkida Ameerika Ühendriikidest kui riigist, ei saa ma aga alustada oma jutustust iseseisvusdeklaratsioonist või iseseisvussõjast. Pean minema ajas kaugemale tagasi, sest alustan oma jutustust Ameerika mandri asustamisest inimeste poolt. Seejärel vaatan, kuidas saabusid Ameerika mandrile esimesed eurooplased, kõigepealt siis viikingid ja seejärel juba 15. sajandi lõpu lääne-eurooplased ning niimoodi teema järel üritan ma lõpuks jõuda välja tänapäeva. Kui mitu saadet selleks kulub, seda ma ei oska praegu ütelda. Seda saatesarja toimetades ei järgi ma mingit kindlat mulle kusagilt ülevalt poolt ette antud programmi. Olen selle koostanud ise vastavalt oma nägemusele. Seetõttu võib minu poolt pakutav mingil määral erineda üldisest, võib-olla vastavalt oma maailmavaatele, oma nägemusele. Püsin mingitel teemadel kauem, pööran mingitele asjadele rohkem tähelepanu, teistest libisen kergemalt üle. Siiski usun, et kõik olulise räägin ma ära ja loodan, et selle saatesarja jälgijatele jagub nii äratundmisrõõmu kui ka palju uut põnevat informatsiooni. Nii palju sissejuhatuseks, nüüd aga esimese teema juurde, milleks on Ameerika mandri asustamine inimeste poolt ehk esimeste inimeste saabumine Ameerika mandrile. Seda vastuolulist teemat käsitledes ei saa ma väita midagi kindlat. Saan lihtsalt edastada mõningaid teemasse puutuvaid teooriaid. Nimelt tuleb pidevalt peale uut informatsiooni. Nii juhtus minuga ka täna, et otsides kinnitust ühele minu jaoks teada olnud faktile, selgus, et vahepeal on uuem teadus selle juba ümber lükanud. Mingites asjades on aga oma ala spetsialistid saavutanud ka konsensuse. Järgnevad sündmused leiavad aset jääaja lõpus. Jääaeg on suhteliselt vabalt kasutatav mõiste, selle all peetakse silmas praegusest tunduvalt jahedama kliimaga perioode, mil suurt osa meie planeedist katavad periooditi peale tungivad või taanduvad jääliustikud. Jääaegu on meie planeedi pika, täpsemalt 4,54 miljardi aasta pikkuse ajaloo jooksul esinenud mitmeid. Kui palju täpselt, see ei ole teada. Mõningad jääajad on aga teadlaste poolt ka tuvastatud. Näiteks Eesti aladelt on leitud 3 erineva jääaja setteid. Viimane jäätumine leidis aset 110 000 kuni 11 700 aastat tagasi. Jäätumine, mil jääliustikud saavutasid oma maksimumi ehk jäätumise maksimum saabus 18 000 aastat tagasi. Seejärel hakkas kliima vaikselt soojenema ja jääaeg lõppes holotseeni ehk jäävaheajaga. Holotseenis ehk jäävaheajas elame ka praegu. Ka jäävaheaja sees esineb kergemaid kliimamuutusi. Kliima võib periooditi soojeneda või jaheneda, kuid mitte nii drastiliselt kui omavahel võrreldes jääaeg ja jäävaheaeg. Niisiis umbes 13 kuni 15 000 aastat tagasi jääaja lõpus oli maailma meretase võrreldes praegusega mitusada meetrit madalam. Seetõttu asus seal, kus tänapäeval asuvad Beringi väin ja sellest vastavalt põhja ja lõunasse jäävad Tšuktši ja Beringi meri, maismaa ala, mis ühendas tänapäeva Aasiat ja
Ameerikat. See ei olnud mingisugune maakitsus, see oli lai ala läbimõõduga umbes 1500 kilomeetrit. Seda ala nimetati Beringiaks ja Beringiaks nimetatakse seda piirkonda seal ka praegu. Praegu peetakse silmas siis põhiliselt neid meresid, mida ma juba ka mainisin, ning ka neid saari ja maismaa-alasid, mis seal on. Tolleaegne ehk siis jääaja lõpuaegne Beringia oli aga madala taimestikuga soine ala, mis oma tingimustega meelitas suuri rohusööjaid loomi, keda küttides inimesed endale teadmata tänapäeva Aasiast Ameerikasse, täpsemalt siis Siberi aladelt Alaskale jõudsid. Ja teadlaste arvates leidis see siis aset umbes 13 000 kuni 15 000 aastat tagasi. Jääaja lõpus kliima soojenedes hakkasid jääliustikud sulama. Nendest tekkinud vesi voolas maailmamerre, selle tase tõusis ning paljud alad, sealhulgas ka Beringia, jäid vee alla. See maailmamere taseme tõusmine ei juhtunud üleöö, vaid aastasadade jooksul. Veel 10 000 aastat tagasi oli Beringiat kattev vesi nii madal, et külmus talviti põhjani läbi ja kahe kontinendi vaheline läbikäimine mööda niimoodi tekkinud jääteed kestis veel mõnda aega. See liiklus Beringia maa-alal kahe kontinendi vahel oli mõlemasuunaline. Inimesed tõepoolest saabusid Ameerikasse sealt Aasia poolt, kuid ka Ameerikast Aasiasse liikus mõningaid liike. Näiteks arvatakse, et hobused ja kaamlid on välja arenenud Ameerikas ja saabunud Aasia poole peale just nimelt seda Beringia maakitsust mööda ning hiljem Ameerikas surid hobused ja kaamlid välja, Aasia poole peal aga säilitasid oma elujõu. Tänapäeval elab kaamlite sugulastest Lõuna-Ameerikas loom nimega laama. Hiljem aga jääliustike edasi sulades tõusis maailmamere tase veelgi ning side kahe kontinendi vahel katkes. 1929. aastal avastati New Mexicost Clovise linna lähedalt arheoloogiliste väljakaevamiste käigus mammuti skelett. Sellest mammuti skeletist omakorda leiti viskerelva, täpsemalt oda, omapärase kujuga, omapärase valmistamistehnoloogiaga ots. Sellest oda otsast sai edaspidi uute arheoloogiliste leidude ühendav lüli. Selliseid otsi, sellisel tehnoloogial valmistatud odaotsi leiti hiljem veel paljudest arheoloogiliste väljakaevamiste leiupaikadest ja sellest kõigest areneski välja järgnev kontseptsioon. Inimesed saabusid Alaskale umbes 15 000 kuni 13 000 aastat tagasi. Tol ajal kattis suuremat osa Põhja-Ameerikast, täpsemalt siis kogu Kanadat ja ka USA põhjaalasid 2 suurt jäälaama. Suurem neist oli Laurenti jäälaam, väiksem aga Kordiljeeride jäälaam, mis asus Vaikse ookeani rannikualadel või no ütleme siis mitte rannikualadel, vaid seal Kanada ja USA lääne osas Kordiljeeride mäestikus. Kordiljeerid on suur mäeahelik, mis ulatub Alaskast kuni Lõuna-Ameerika lõunatipuni, juhul kui pidada Kordiljeeride mäestiku osaks ka Andide mäestikku.
Kordilleeride jäälaamaga asus siis tõepoolest seal Põhja-Ameerika kordilleeride osas niinimetatud kaljumäestikus. Nende kahe jäälaama, Laurenti jäälaama ja Kordilleeride jäälaama vahele jäi periooditi sulguv ja avanev jäävaba koridor. Tõenäoliselt selle jäävaba koridori kaudu inimesed umbes 13 000 aastat tagasi ka tänapäeva USA territooriumile, jäävabadele aladele, kusagile sinna Montana piirkonda saabusid. Mõne sõnaga pleistotseeni aegse üleküttimise teooriast. Aastaks 10 600 enne Kristust kadus Clovis'e odaots arheoloogiliste leidude hulgast. See odaots oli olnud ühendav lüli kogu Clovis'e kultuurile ja selle kadumisele on teadlastel mitu teooriat. 1960. aastatel käis Arizona ülikooli paleobotaanik Paul Martin välja oma teooria. Selle kohaselt saabus siis umbes 13 000 aastat tagasi Ameerika Ühendriikide territooriumile 100-liikmeline küttide ja korilaste grupp, kes leidsid ennast äkki justkui paradiisist. Kõikjal olid suurimetajate ja teiste loomade karjad ja nii asusidki inimesed neid sealt küttima. Pahaaimamatud suurulukid, tolleaegne megafauna, ei osanud näha ohtu sellistes väikestes, karvastes ürginimestes, kes olid end salakavalalt relvastanud kivist otstega odadega. Nii sellistes soodsates tingimustes hakkas inimpopulatsioon kiiresti kasvama. Tolleaegne megafauna aga vastupidi inimtegevuse nii-öelda üleküttimise tõttu suri aga hoopiski välja. Teised teadlased on aga Paul Martini teooria kahtluse alla seadnud, sisuliselt ümber lükanud. Nende arvates ei ole nii lühikese ajaga selliste primitiivsete jahiriistadega relvastatud inimgruppidel võimalik avaldada loodusele nii tugevat mõju. Igal juhul kadus ajaloo areenilt nii megafauna kui ka Clovis'e kultuur. Clovis'e kultuuri iseloomulik Clovis'e odaots kaduski siis seetõttu, et ei olnud enam sihtmärki. Clovis'e omapärase kujuga odaots oli siis just nimelt mõeldud suurimetajate, megafauna esindajate küttimiseks ja kui ei olnud enam sihtmärki, siis ei olnud ka põhjust enam sellist tüüpi odaotsa toota. Kuigi megafauna, kuhu siis kuulusid mammutid, tarvad, ürgveised, ürgpiison, karvane ninasarvik ja teised liigid, oli hävinud, kuid inimkond ei kadunud kuskile. Inimestel tuli lihtsalt ümber orienteeruda, kohaneda uute oludega. Kuigi Clovis'e kultuuri enam ei olnud, siis veel aastatuhandeid jätkas inimkond sarnast tegevust. Küttimine ja korilus jätkus Ameerika territooriumil veel mitmeid aastatuhandeid. Kas esimesed inimesed, kellest hiljem kogunes välja kogu Ameerika mandri inimpopulatsioon, saabusid Ameerika mandrile ühe grupina või mitmete migratsioonilainetena? See ei ole teada ja võib-olla ei saagi me seda kunagi teada. Küll on aga teiste hulgas seda teemat oma vaatevinklist vaadatuna
uurinud ka keeleteadlane Joseph Greenberg. Ta tegeles antud teemaga 1980. aastatel. Tema uuringu tulemusel võib oletada, et kõik Ameerika põliselanike keeled pärinevad ühest amerindi keelest ja seetõttu võibki siis arvata, et Ameerika mandri populatsiooni algeks on üksainus sinna saabunud inimgrupp ja seda teooriat toetab ka üks inimeste hambumust uurinud teadustöö. Samas üks teine uurimus väidab, et Ameerika Ühendriikide territooriumil elavate indiaani hõimude keeled pärinevad 8 algkeelest. 1996. aastal leiti Washingtoni osariigist umbes 9000 aasta vanune inimskelett, niinimetatud Keneviki mees. See on üks paremini terviklikult säilinud inimskelette tollest ajastust ja õige pea tekkis selle skeleti ümber ka mitmeid skandaale. Esiteks käidi välja teooria, et tegemist on valge inimese skeletiga. Tekib küsimus, kuidas sattus 9000 aastat tagasi Ameerikasse, Washingtoni osariiki eurooplane. Järgnesid mitmeid pikki aastaid kestnud kohtuvaidlused põlisameeriklaste organisatsioonide ja riigivõimude vahel ning õige pea muutsid ka teadlased oma varasemat arvamust selle skeleti päritolu osas. Tehti mitmeid uusi uuringuid. Kõigepealt arvati siis seda, et tegemist ei ole eurooplase, vaid kusagilt Polüneesiast pärit inimesega. Ja nüüd alles hiljuti, kui ma ei eksi, siis kas mõned aastad tagasi või isegi sel aastal jõuti lõpuks järeldusele, et Keneviki mehe näol on tegemist ikkagi põlisameeriklase, indiaanlasega. Mihklipäev saabus ka neil teadlastel, kes pidasid esimesteks inimesteks Ameerika mandril Clovis'e kultuuri inimesi. See teooria oli olnud valdav kuni 1990. aastateni. Siis aga leiti Pittsburghist 30 miili edelas asuvast Meadowcrafti kaljukoopast arheoloogilised tõendid selle kohta, et seal kaljukoopas oli inimtegevus juba 14 500 kuni 16 000 aastat tagasi. Neid koopaid haldav Meadowcrafti rahvuspargi institutsioon aga reklaamib ennast kui paika, kus juba 19 000 aastat tagasi elasid ja tegutsesid paleo-indiaanlased. 90-ndatel uuriti põhjalikult ka Kesk-Tsiilis asuvat Monteverde asulapaika. Uute väljakaevamiste tulemusel jõuti järeldusele, et sealgi oli inimasustus juba 12 500 aastat tagasi ehk suhteliselt samal ajal, kui eksisteeris Põhja-Ameerikas Clovis'e kultuur, on väga kahtlane, vähe võimalik, et tegemist sai olla nende samade inimestega, kes siis ühe grupina sealt jäävaba koridori kaudu Ameerikasse
Ameerika Ühendriikide territooriumile saabusid, arvatakse, teadlased on täiesti veendunud, et nii lühikese ajaga ei oleks tolleaegsed primitiivsed inimesed jõudnud Põhja-Ameerikast Lõuna-Ameerikasse. Lisaks leiti samaaegseid inimasustuse jälgi veel ka tulemaalt, mis on täiesti Lõuna-Ameerika lõunatipus. See kõik omakorda seab üldse kahtluse alla ka selle, kas inimesed saabusid tingimata mööda Beringia maa-ala. Miks mitte ei võinud nad saabuda ka kusagilt Polüneesiast nahkpaatidel või siis liikuda sealt Põhja-Ameerikast mingisuguste veesõidukitega Lõuna-Ameerikasse. Samas on välja käidud ka mõte, et esimesed ameeriklased võivad olla hoopiski pärit Walesist. Nimelt sarnaneb kõmri keel mitmete indiaani keeltega. See muidugi on pigem fantaasia valdkonda kuuluv. On ka ju omavahel võrreldud mõningate teadlaste poolt jaapani ja eesti keelt ja neid kahte keelt peetakse samuti väga sarnasteks. Mõningad on arvanud, et need võivad pärineda ühest algkeelest. Kui veel rääkida Ameerikast, siis on välja pakutud ka võimalus, et esimesed ameeriklased on pärit Foiniikiast ja sealt oma veesõidukitega üle Atlandi ookeani Ameerika mandrile jõutud. Samuti on ka välja käidud idee, et Kesk-Ameerika suured raidkujud, sellised inimnäoga raidkujud, on väga negriitsete näojoontega. Sellest on mõningad teadlased ka arvanud, et juba tol ajal võis olla tihe läbikäimine ka Aafrika ja Kesk- ja Lõuna-Ameerika vahel. Niisiis igasuguseid fantastilisi ja vähem fantastilisi teooriaid selle teema puhul järjest lisandub. Ja üldiselt, kui nüüd rääkida tõsisest teadusest, siis mingil hetkel, kui ka juba mõningad arheoloogilised leiud näitasid Ameerika inimasustuse vanuseks 25 000 aastat, kuigi teised teadlased jälle ütlesid, et nende arheoloogiliste leidude vanuse määramine ei ole olnud õige, ei ole kasutatud õiget tehnoloogiat mingisuguste esemete vanuse määramiseks, siis teadlased kokkuvõttes ikkagi mingilt maalt loobusid igasuguste fantastiliste teooriate väljakäimisest ja see asi, kogu see Ameerika asustamine inimeste poolt, esimeste inimeste jõudmine Ameerika mandrile on endiselt kaetud salapäraga ja midagi kindlat siin ikkagi väita ei saa. Küll aga on selline kivinenud arusaam hoolimata uutest leidudest see, et inimasustuse vanuseks on Ameerika mandril umbes 15 000 aastat ja kui lugeda mingisugust tavalist populaarteaduslikku raamatut või ajaloo raamatut näiteks Ameerika Ühendriikide kohta, siis tõenäoliselt pakutakse ka seal nendes ka uuemates teostes Ameerika Ühendriikide ja üldse Ameerika mandri inimasustuse vanuseks umbes 15 000 aastat. Nii palju esimeste inimeste saabumisest Ameerika mandrile. Järgmises osas räägin indiaanlaste elustiilist tänapäeva Ameerika Ühendriikide territooriumil enne eurooplaste saabumist. Aitäh, et vaatasite, kuulasite ja kaasa mõtlesite. Kohtumiseni!